Kongressi üks korraldajatest Priit Värk on olnud volikogus juba aastast 2007. Tema ettekanne, mida kohe kuulate, puudutab koduomanike tegemisi aastatel 2011-2012. Palun. Lugupeetud president Arnold Rüütel, härra õiguskantsler, austatud külalised ja koostööpartnerid, head koduomanikud. Mul on hea meel, et teid on täna siia kogunenud nii palju. Silma järgi võib öelda, et enam kui 1200 inimest on saalis. See näitab, et koduomanikud hoolivad. Ma teen väikse ettekande, mis on olnud 2011. aasta suuremad teod meie liidul ja mis toimub aastal 2012. Ent alguses minnes tagasi ajas, siis teatavasti aastal 1994 asutati Omanike Keskliit esialgu Eesti õigusjärgsete omanike liiduna. Kuid aastatega, kui vähenes omandireformiga seotud küsimused, kaasused, probleemid, siis on ka fookuspunkt muutunud ja tänaseks on, nagu me teame, koduomanikel hoopis teised mured. Nagu juuresolevalt slaidilt näete, et 3-4 aastaga on kasv olnud ligi 1000 liikmelt 57 800. Sellel kasvul on 4 nurgakivi. Üheks on kodukaart, mis käivitati 2008-2009, siis on ajaleht Koduomanik, mida alustati 2010. aastal väljastamist ja üheks oluliseks osaks on ka kongress, mis algas eelmine aasta ja ka piirkondlik tegevus ja infoõhtu. Ja vähetähtis pole kogu meie tegemise jooksul olnud ka ühiskondlikud aktsioonid. Olgu nendeks siis Eesti Energia või mõni muu monopol, kelle vastu me oleme tõstnud häält ja võidanud. Nagu Taavi küsis, see oli näha, et paljudel oli taskus kodukaart. Kodukaardi näol on tegemist Eesti ühe suurema sooduskaardiga, millega on ühinenud 110 ettevõtet. Teiste seas on siin samas olnud Securitas, Elisa, IF Kindlustus. Ja meie eesmärgiks on, et seda ringi laiendada. Hiljuti viisime läbi ka küsitluse oma liikmete seas, kus ligi 2000 inimest vastas ja üllatuslikult ligi 94% oli kodukaart ka rahakoti vahel. Eelmisel aastal oli üheks oluliseks tegevuseks ka õigusabi pakkumine. Varasemalt mainitud, et Avatud Eesti fondiga koostöös hakkasime me pakkuma telefoni teel tasuta õigusabi, samuti sai ka küsida kontoris. Esialgu ta oli suunatud küll kodulaenu võlglastele. Alustasime septembriga ja septembri lõpust ja aasta lõpuks oli enam kui 600 inimest saanud nõu. Ent samaaegselt toimub meil ka kirjalik juriidiline nõustamine. Selle raames vastati aasta jooksul koguni kuni 2500 küsimusele. Mis on meie eesmärgid liikmeteenuste osas aastal 2012? Üheks eesmärgiks oleks, et kui aastal 2013 vabaneb elektriturg, siis elektrienergia hind oleks meie jaoks odav. Kõlab natukene utoopiliselt, kuid tegelikult see pole nii. Varasemalt kuulsime kõnedest, kus nii Soome kui Rootsi liitudel on märgatavad soodustused. Näiteks Rootsis on aastas võimalik hoida, arvestades tarbimismahtu, kuni 400-500 krooni võib hoida üks inimene kokku. Muidugi Rootsis on tingimused teised. Soomes on varasemalt saanud liikmed soodustust elektrilt -3%. Siis üheks oluliseks punktiks oleks kohalike probleemide lahendamine. Sellel aastal oli enam kui paarkümmend üritust nii erinevates Eesti nurkades, Tallinna linnaosades kui ka Pärnus,
Paides, Viljandis, Tartus ja nii edasi. Meie eesmärgiks on see, et aastal 2012 tuleks meil tugevamad piirkondlikud ühendused, mille raames oleks võimalik spetsiifilistele muredele ja probleemidele keskenduda. Samuti üheks eesmärgiks on jooksval aastal anda välja oma ajakirja, mis on suunatud ainult liikmetele ja mis ei oleks nii-öelda ajakiri teiste seas, vaid just ajakirja eesmärk oleks hariduslik ja teavitada koduomanikke. Ja nagu varasemalt öeldud, on meie soov, et juriidiline nõustamine oleks telefoni teel ja ka kontoris personaalselt kõigile liikmetele tasuta ja seda saaks küsida aastaringselt. Sarnasele tulemusele on jõudnud ka rootslased ja soomlased, kus on telefon avatud kõigil tööpäevadel. Siin on üks pilt Haabersti linnaosa üritusest. Niisuguseid toimus Eestis oma tosin. Aastaks 2012 oleme seadnud ka 2 uut eesmärki. Kui elektrituru avanemine toimub 2013. aastal, siis meie eesmärgiks on, et varakult alustada koduomanike huvide ja õiguste eest seismist. Et vabaturu tingimustes me teame, et tõenäoliselt tuleb märgatav hinnatõus, kuid et see oleks võimalikult tasane ja inimesed oleksid teadlikud selle tahkudest. Eks teiseks oluliseks punktiks oleks monopolide hindade läbipaistvus. Me teame, et kui see aasta tõustati küttehinda, elektri hinda, siis tihti tekkis küsimus, et miks seda tehti, et mis olid põhjendused, selgitused. Ja meie eesmärk oleks see, et need taotlused, et need selgitused oleks kõigile arusaadavad, et siin ei oleks mingit hämamist ja kõik mõistaksid, et miks tõsteti ja kas see oli põhjendatud. Ja see muudab ka meie kui organisatsiooni koha pealt tegevuse lihtsamaks, kui me näeme, mis on taotluse sisu, siis me saame seda vaidlustada. Tänasel päeval on olukord ikkagi selline, et küsides taotlust, paljud andmed lähevad ärisaladuste alla ja meie käed on seotud. Ja see oleks minu poolt kõik. Aitäh!